Ja tere, kallid saali jalgpallisõbrad. Meie oleme taas siin Lähte spordihallis ja algamas on kulbes või väga kerge vastane. Aga eks näis ja palju pannakse mängu amatöörliigades, nüüd on tagasi tulnud kõrgliigasse, vaatame, mis saab. Väga jõuline suur mängija ja siin lööge ongi olemas. Värav selline pisut ebakas, aga kohtunik vist näitab, et loetakse. Kristjan Katus arutab praegu midagi Silmeti mängijatega, tundub, et Kondike ja Ken Laas ja nüüd Mikk Laas saab tõusta väga efektselt, tuleb ja otsib kas sööta või saab lüüa. Lööb ja ongi olemas Ken Laas! Väga kvaliteetne vasturünnak oli Ravensi poolt. Tegelikult peab tunnistama, et hea võimalus oli ka Silmetil ja päris ei saa rakendada seda reeglit siin, et Limovitš ja Ilin Sillamäe poolt. Sööt tagasi, eksib Tenno ja nüüd vaatame ja ongi olemas. Aleksandr Dubõkin kasutab Siim Tenno eksimuse ära. Ja ei olnud Rene Koltseril Peedo eksib sööduga, Mas Padu 2-1 olukord praegu, vaatame, mis sellest saab ja Rene Koltser ei saa selle palli kätte ja siis tuleb välja, et tõenäoliselt läheb see värav Vitali Iljini arvele. Rene Koltser natukene liikus selle. Lubatud on teha 5 viga poolaja kohta, 6, 7, 8 ja nii edasi karistakse 10-meetrilise karistuslöögiga. Lööge ongi olemas Ken Laas! Vabandust, Mikk Laas! No, värav jääb perre igal juhul. Jakovlev kas lööb kaugelt ja et löök on ohutu ja meie siitpoolt lähme pausile. Esimene kohtunik Kristjan Katus, teine kohtunik Rait Ojanurma ja kolmas kohtunik Katariina Järve. Bam! Yeah! Ei jätnud ühtegi šanssi Duarte Rehavile. Distants on pikkam ja väravahil on võimalik välja tulla, aga siiski see on hea võimalus edu kasvatada. Ja nüüd Kartsep ja ongi olemas, Atško! Väga hea, jällegi väga hea kombinatsioon, väga täpne söödumäng ja Joonas Kartsep Arehavile omaselt ja ongi mängu lõpp ja ma tänan teid, et olete täna meiega, teiega olen mina, Roman Kibida ja minu operaator Artjom Borisov.